Nüüd, kus ostupäring on esiilis vormistatud, sooviksime selle tarnijatele välja saata, et nad saaksid siis meie päringule vastata. Ei ole vaja dokumenti alla laadida, vaid saab siit samast esiilist saata, kui teil on email seadistatud. Selle jaoks võtan siit samast päringupäisest emaili ning avaneb aken esimesel tarnijale, Frelokile. Ehk siis ei tule karta selle pärast, et päringu saajad näeksid, kellele veel on saadetud päring. Siit samast panin ma külge siis enda kui saaja ja kaasa läheb päringu dokument. Soovi korral saame panna veel faile juurde, mida me soovime, näiteks jooniseid. Aga saadan Frelokile välja ja selle peale panen kinni, tuleb teine aken, see läheb siis järgmisele, kelleks on Xmet, jällegi sama, saadan ka selle välja ja nüüd vaatame, mis see erisus on, kuidas see emaili peale tuleb. Kui ma võtan nüüd Outlooki lahti ja vaatame, siis esimene läks meil Frelokile ja dokument ise selline, hankija Frelok, iseenesest päringu disain täiesti teie enda valida. Ja teine oli meil Xmetile ja vaatame, kas siin on Xmet peal. Jah, siin on Xmet peal. Ehk siis nii lihtne ongi ostupäringu koostamine ja väljasaatmine esiilis.